tere sinist esmaspäeva. Tere tulemast tagasi siia Infoturbe kööginurka. Täna oleme küll tavapärasest veidikene erinevas keskkonnas, rohkem sellises vabamas ja värskemas õhus. Aga uudised sellegi poolest on samamoodi loodetavasti teile huvitavad, seotud infoturbega ja pisut ehk ka kurioossemad. Millest täna juttu teeme? Täna teeme juttu natukene GDPR-ist, teeme jälle juttu lunavarakängidest, järjekordne eksimus turbefirma poolt, ei saa üle ega ümber taas tehisarust ja natukene räägime ka siis politsei töövõitudest. Hakkame pihta. Käsi püsti, kes teab, mis asi on GDPR. Loodan, et näha teispool ekraani tohutut kätemärd. Kes ei tea, siis GDPR on Euroopa üks selliseid kõige kuulsamaid tehnoloogiaseadusi või siis ka üks enim kõneainet pakkunud seadusi ja kindlasti ka üks keerukamaid seadusi. Ja nüüd on siis Euroopa Komisjon teinud ettepaneku GDPR-i kohitsemiseks, et vähendada siis bürokraatiakoormat ning suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Ja muudatus peaks siis eelkõige puudutama selliseid keskmise ja väikse suurusega ettevõtteid ja ettepanek muudatusteks peaks tulema lähinädalail. Ja komisjonile lähedal seisev allikas on öelnud, et ettepanekud tehakse hiljemalt juunikuuks. GDPR-i poolt põhjustatud sellise bürokraatiakoorma vähendamine on üks komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni põhieesmärkidest, kui ta kandideeris ka. Ja kindlasti ei ole GDPR ka esimene ega viimane seadus, mida siis kärpekäärid lõikuma asuvad, mis iseenesest on ju üsna positiivne. Kuid on ka neid, eelkõige siis selliste privaatsusorganisatsioonide näol, kes näevad siis kogu sammus natukene ka sellist ohtu, mis avab suurtele tehnoloogiahiidudele selliseid erinevaid lobitöö uksi, et sellist kodaniku privaatsust vähendada. Lubasin rääkida ka sellest, kuidas taas turbefirmad eksivad. Nimelt turbefirma Kaspersky annab teada, et hiinlaste nii-öelda see APT ehk siis Advanced Persistent Threat grupeering Todicat on ära kasutanud ühe teise viirustõrjefirma ehk siis Slovakkia firma ESET tarkvaras olevat turvaviga, mille nad mõned kuud tagasi raporteerisid ja nüüd jaanuaris ära paigati ja ESET avaldas ka ise siis 4. aprill selle vea sisu. Mis on APT, sellest saite teada loodetavasti siis 9. ülevaatest paar nädalat tagasi. See on siis, nagu ma ütlesin, Advanced Persistent Threat eesti keeles kinnisründe oht. Nimelt siis häkkerid kasutasid ära niinimetatud DLL Search Order Hijacking viga, ehk et häkker võis paigaldada siis vigase tarkvaraga süsteemi enda DLL komponendi ning käivitades siis ESET käsurea skänneri, käivitada see komponent tegeliku süsteemi komponendi asemel. Tegemist, nagu ka siis kirjeldusest võite aru saada, üsna keeruka ründega, aga sellised keerukad ründed on just nimelt riiklike grupeeringute ampluaa. Nimelt kasutas sama ründe käigus Todicat ära ka arvutitöötja Dell ühte vigast driverit, mis võimaldas sisuliselt kõige madalama taseme ligipääsu arvutile ja tegutsemist nii-öelda täielikult siis radari alt. ESET ise kommenteeris, et antud rünne ei andnud madalama tasemega kasutajale süsteemihalduri õigusi, ehk et ründajal pidid need õigused
juba enne olemas olema, et seda rünnet üldse läbi viia. Ehk et nagu ma mainisin, üsna sellise keeruka ründe ja veaga tegemist oli. Ja kokkuvõtlikult meiesugused ei peaks selliste konkreetsete haavatavuste pärast oma und laskma rikkuda. Aga kui kasutad eset tarkvara, siis kindlasti uuenda see viimasele versioonile. Nüüd räägime pisut jälle häkkerite häkkimisest. Ja taaskord siis keegi on löönud häkkereid nende enda meetoditega. Nimelt näotustas keegi sellise lunavara grupeeringu nagu Everest lekkeveebi ja tagatipuks tõmbas selle veebi üldse maha. Ja Everest kasutas seda veebi siis oma ohvrite topelt väljapressimiseks. Seal siis avalikustati need andmed, mida ohvritelt rünnete käigus varastati. Everest ise on taas üks Venemaa päritolu grupeering, kes on kuulsust kogunud üsna päris selliste mitme suure ründega alates grupeeringu loomisest 2020. aastal. Muu hulgas on nende lekkeveebist läbi käinud siis 420 000 inimese andmed sellisest kanepikaupleja nagu Stiisi süsteemidest, aga näiteks kuulub nende hulka või nende, kuidas ma ütlen siis, C5-se ka edukas rünnak NASA pihta ning edukas rünnak ka Brasiilia valitsuse vastu. Hetkel ei ole teada, kas selle näotustamise ründe tegi mõni turbefirma või oli tegemist siis konkureeriva grupeeringu või pettunud töötaja kätetööga. Pisut jälle tehisaru teemadest. Eelmine nädal põgusalt rääkisin sellest, kuidas tehisaru kasutatakse ebaeetilistel ning kuritegelikel eesmärkidel. Nimelt on sellele mängumaale sisenenud nüüd uus tegelane nimega Xanthorox AI ja tegemist on siis täiesti autonoomse, modulaarse ründeplatvormiga, mis pakub ründajale sellist selve lahendust ehk siis one-stop shop, kus siis ühest virtuaalsest poest saab kõik vajaliku ühe eduka ründe läbiviimiseks. Platvorm ise reklaamib ennast kui Killer of Worm GPT and All Evil GPT Variants ehk siis platvorm, mis teeb tuule alla senistele pahalaste kasutuses olevatele tehisarumudelitele. Aga vahe on nüüd selles, et vastupidiselt eelpool nimetatutele ei vaja see uus tegelane oma tööks olemasolevate levinud mudelite häkkimist ega tuunimist ega jailbreakimist, vaid on arendatud siis täiesti iseseisvalt, asub täiesti omaenda taristus, oma serveritel ning võimaldab seega siis täielikku jälgimatut, lokaalset ja suure kohanemisvõimekusega tehisaru kogemust. Ja muu hulgas pakub mudel ka siis piltide genereerimist, veebiotsinguid rohkem kui 50 erineva otsingumootori kaudu, offline funktsionaalsust ehk et ta ei vaja ka internetiühendust. Minu jaoks personaalselt on uudis taaskord selline pisut murettekitav, kuna taolised platvormid võimaldavad siis pahalastel oma tegevusi skaleerida suisa seninägematutesse mõõtmetesse ja genereerida selliseid äärmiselt tõepäraseid paroolipüügikampaaniaid. Ja siin üks uudis, mis möödunud nädal veel läbi jooksis, oli see, et nimelt täna suudavad sellised pahalaste tehisaru platvormid genereerida juba sisuliselt paremaid ründekirju kui inimeste sellised reedtiimid, mis on spetsiaalselt loodud siis nii-öelda ettevõtete kaitse testimiseks ja eelkõige suunitletud just sellisele ründevõimekusele. Ehk et tehisaru juba natukene lööb selles vallas inimest. Seetõttu
nagu ma olen korduvalt öelnud, ole äärmiselt tähelepanelik, mis linkidel sa klikid ning mis veebidesse sa oma finants või siis isikuandmeid sisestad. Nüüd positiivne uudis Hispaaniast. Nimelt Hispaania politsei arreteeris 6 kahtlusalust, keda süüdistatakse eriti suures ulatuses investeerimispettustes. Grupil õnnestus 208 ohvri käest välja petta 19 miljonit eurot, kasutades siis taaskord tehisaru poolt genereeritud deepfake ehk süvapettuse videoreklaame, kus kujutati siis Hispaania kuulsusi reklaamimas petturite poolt välja töötatud investeerimisvõimalusi. Operatsioon Coin Black Vendmine sai alguse juba 2 aastat tagasi ja siis nüüd päädiski 6 inimese arreteerimisega üle terve Hispaania, eelkõige siis Granada ja Alicante regioonides. Arreteeriti ka grupi liider, naisterahvas, kes oli just valmistumas põgenema Dubaisse ja muuhulgas konfiskeeriti üle 100 000 euro sularaha, mobiiltelefone, arvuteid, tulirelvi ja ka selliseid võltsitud isikut tõendavaid dokumente. Pettused ise olid äärmiselt hästi läbimõeldud, hõlmasid sellist 3 erinevat etappi, ehk et algas ta sageli kas siis romantikapettusega või siis finantsnõustaja mängimisega. Ja viimasena siis jõuti välja suisa selliste Europoli politsei või siis UK advokaadi impersoneerimiseni, ehk siis selliste heast kuni siis ähvardava ja hirmutava versioonini välja. Romantikapettustest rääkisin siinsamas juba veebruarikuus. Soovitan üle vaadata, kes veel näinud ei ole. Ja viimane uudis tuleb Hollandist. Kõik me teame, et teadmises peitub võim. Nimelt siis Hollandi valitsus teab seda samamoodi ning plaanib hakata spioneerimisohu riski maandamiseks tegema teadlastele ja üliõpilastele, kes töötavad siis selliste tundlike teadusprojektidega, põhjalikku taustakontrolli. Ja eesmärgiks ongi siis kaitsta sellist sensitiivset ja tundlikku teadusinfot ja selle sattumist vaenulike riikide kätte. Hollandi teadus-, kultuuri- ja haridusminister Eppo Bruins hiljutises intervjuus väljaandele Politico kommenteeris ise seda nõndaviisi, et maailm muutub äärmiselt kiires tempos, informatsioonis peitub võim ning me näeme, et järjest rohkem riike huvitub Hollandi kõrgekvaliteedilisest teadusinformatsioonist. Ja peamised uuringusuunad, mille puhul siis riske nähakse, on kvantuuringud, tehisaru, tuumauuringud ja biotehnoloogia. Samuti on siis tundlikuks nimetatud ka kütte, energia, transpordi ja tsiviillennundussektorid. Plaanide kohaselt nähakse ette umbes 8000 taustakontrolli igal aastal, mis teeb ligi 30 kontrolli iga tööpäev. Hetkel on plaan siis konsultatsioonide staadiumis. Taustauuringuid soovitakse hakata läbi viima 2027. aasta keskpaiku ja sellist uuringute või taustauuringute mahtu arvestades võib ainult oletada, et ilmselt hakatakse siin kaasama ka siis erinevaid tehisaru lahendusi. Sarnane programm näiteks on juba kasutuses USA-s ning mitmed teised Euroopa riigid on viimatiste teadusringkondades juhtunud selliste intsidentide valguses hakanud samamoodi selles suunas siis oma mõtteid mõlgutama. Eks tulevik näitab, kas meil ka Eestis selles suunas midagi liikuma hakkab. Aga selline oli siis tänane ülevaade. Püsi kergelt skeptiline ning ole tähelepanelik. Teadlikkus on sinu parim kaitse. Näeme nädala pärast ja tšau!